hommikust, käes on esmaspäev ja mina suundun trenni. Trenn on tehtud ja nüüd ma käin poes ja pakile järgi ja siis koju. Ma olen varsti nädal aega juba kodus olnud, reisilt tagasi. Ja mul on lihtsalt külm kodus kogu aeg ja mul on tegelikult kodus soe. Ma ei tea, mitu kraadi siin on, aga ma arvan, et 24 kraadi. No võib-olla 23, ma ei tea. Aga mul on üldiselt kodus soe. Ja peale seda reisi lihtsalt ma tunnen kogu aeg, et ma tahaks nagu veel ja veel midagi peale panna. Millal see normaliseerub? Ma ei viitsi mingi 100 kihi all istuda. Ausalt närvi ajab ja nüüd ma tegin seal külma Red Bulli lahti ja see teeb asja ainult hullemaks. Aga ma tahan seda juua. See on minu väikene treat, mul on täna nagu päris palju teha. Kui teistel on lühendatud päev, siis minul ei ole lühendatud päev. Või no vaatame, mis kellaks ma jõuan tehtud. Äkki ma jõuan natukene enne 5-6 oma asjad tehtud, ma ei tea. Aga jah, et see on siis väikene motivaator, et ma oleks täna tubli, sest et homme võtan ka mina koos kõikide teiste inimestega, mitte kõikidega, aga enamus teiste inimestega vaba päeva. Ja mul peaks tulema külla väike õde. Tal on veits tervis siukene kahtlane, nii et ma pean uurima veel, et kuidas täpsemalt ta ennast tunneb ja kas ta ikka tuleb, aga mina olen igatahes valmistunud selleks, et ta tuleb. Ja meil tuleb fun girly time ja ma ei kavatse homme tööd teha. Okei, valatan. Ühe asja ma pean ära filmima homme, aga sellest ei ole hullu, see on ainult üks väikene asi. Ma teen siin tööst väikest pausi ja ma läksin Tiinos veits hulluks. Mul on praegu ostukorvis 7 lõhna. Ja kuigi seal on ka nagu midagi, mis on kingituseks mõeldud, siis enamus nendest on mulle endale mõeldud. Siin on lihtsalt nii palju huvitavaid brände. Üks on näiteks mingi Tubies. Ma ei tea isegi, kuidas seda öeldakse. No ma ütlen Tubies. Matcha Made in Heaven. Selline. No see parfüümipudel näeb välja nagu mingi lastemänguasi. Aga see on nii intrigeeriv lihtsalt. Bergamat, taimenoodid, matcha, tee, sidrun, merevaik, jasmiin, apelsiniõis. Igatahes see tundus mulle huvitav. Siis passion fruit mojito. Mul on küll nüüd olemas ülihea passionilõhn. See Armani Stronger with you, aga see on ju nii huvitav. Siis üks, mida ma olen tegelikult juba ennemgi vaadanud. Lihtsalt nagu see pakend on intrigeeriv ja ta peaks olema siis tube sellest Kayali Bougie Marshmallowst. Ja mul on see pisike Bougie Marshmallow olemas. Üks asi see saab millalgi otsa. Ja teiseks ma lihtsalt tahan teada, kas see on sama lõhnaga ja 100 milli maksab 31 eurot. No mida? Siis jäid silma Hawaiian Tropic. Mingid sellised, see on vist rohkem nagu ikka kehasprei. Mis nad ütlevad selle kohta, kehasprei. Aga lihtsalt nii nostalgiline ja huvitav. See on veel üks, mida ma praegu ei näita. No igatahes, need kõik kokku on koos sooduskoodiga 155 eurot. Mis on tihti peale ühe lõhna hind või isegi vähem kui ühe lõhna hind, nii et ma arvan, et ma teen selle tellimuse ära. Ja nii tore. Ma muudkui saan positiivset tagasisidet Sri Lanka vlogile. Mulle endale see ka väga meeldis ja meeldib.
ja see on üks nendest, mida ma tean, et ma kindlasti käin vaatamas ka veel aastate pärast. Et reisivlogid on need, mida ma ise ka vaatan ja neid on nii tore vaadata, kõik need emotsioonid tulevad nii hästi meelde ja need annavad palju rohkem edasi seda, mis toimus, kui mingid pildid. Nii et teile kõigile ka soovitus, kui sa isegi pole mingi YouTuber või midagi, tee ise enda jaoks lihtsalt kokku vlog, kui sa reisil käid. Sest et nagu see on parim viis mälestuste talletamiseks. Reaalselt. Täna on küll siuke girl dinner night. Ma ei viitsi midagi teha. Tegin munaleiba ja üks leib mu lemmik cheddar juustuga. Heavenly ja Bridgerton. Väga mõnus. Mul oleks vaja küll vlogi veel monteerida. Vaatame, kas ma viitsin või ma ei viitsi. Tere hommikust, käes on teisipäev ja ma sain Brausilt kingituseks selle uue XL plokipaela koostöös Kelly-Karitega ja ma eile panin selle tegelikult pähe. Aga ma ikkagi võtsin selle jälle keset ööd ära, sest et ma tundsin, et ma ei saa magada hästi sellega. Ja nüüd me näeme siis seda tulemust, mis on pähe jäänud, kui ma pool ööd magasin sellega ja pool ööd mitte. Siin pool on vist nagu halvemini jäänud, sest ma vist magasin rohkem selle poole peal. Siin pool tundub nagu paremini. Siin pool on täitsa hästi. Aga siin läks lappe. Kahju. Ma lootsin, et ma ei pea äkki hommikul oma juukseid tegema, sest et mind ootab ees praegu koostöö filmimine. Aga ma pean ikkagi tegema lokid üle. Ma sain just koostöövideo filmitud. Ma proovisin esimest korda siis Estee Lauderi Double Wear jumekat. Neil on nüüd uuenenud koostis. Ja ma pean ütlema, et ma olen tulemusega väga rahul. Ta peaks kuni 36 tundi püsima. Nii kaua ma teda kohe kindlasti ei testi. Aga vaatame, kuidas ta täna vastu peab. Igal juhul, nagu ma eile rääkisin, siis tuleb täna meil päev Eenaga. Ja Eena tuletas mulle meelde, et me oleme juba ammu rääkinud, et kui ta on Tallinnas, siis me lähme Vintage Humanasse. Tegelikult ma tahtsin minna ka Paavli Kaltsukasse, aga kuna meil on nagu nii palju erinevaid plaane, siis me lihtsalt kõiki neid ei jõua täna teha. Ja täna ma vaatasin, et kahjuks uuskasutuskeskused näiteks on kõik kinni. Aga Humanad peaksid olema lahti, nii et võib-olla me lähme kõigepealt Kaubamaja Humanasse, siis läheks Vintage Humanasse ja siis läheks Ülemistesse. Vaataks seda, ma ei tea, kas ta tahab phone case'i teha või mida ta seal Dreamlandis teha tahab. Aga see on nagu täpselt minu arust nagu tema vanustele, tüdrukutele mõeldud koht. Nii et lähme sinna. Kas ma tahtsin midagi Ülemistest? Ma ei tea, ma pean mõtlema korraks. Ja siis tuleme siia minu juurde ja mul on paar mõtet, mida koos teha. Nii et tuleb täiega fun. Ma proovisin täna midagi uut. Mu Peika üks päev tõi selle piima mulle. Ma ei olnud seda varem proovinud. Ja see on vanilli maitseline. Ja ma olin kohe mingi, oh my god, ma pean sellega matšat tegema. Ja nüüd ma tegin. Ja see on väga hea. Ma ei lisandki siia siis ilmselgelt mitte mingit muud magustajat. Lihtsalt see piim ja matša. Ja see on väga hea. Ja ma ei joo tavaliselt sojapiima, ma joon koerapiima, aga see vanilli maitsega on tõesti väga hea. Vaadake, kui lahe Nirvana bluus, täiesti uus, nagu ilus valge. See on 4 €. 4 €. Selle me peame võtma. Jah. See on päris hea. Ja see lõhnab veits nagu see Armani Stronger With You. Ma ei ole kindel, kas need on uued, aga
see on küll puhkuse vaibiga lõhn. Jaa. Ma mõtlen maasika peale. Šefi enam pane segavusi. Terve see. Jaa, terve. Oo, lahe. Keda palju? Nii palju, et siia 200-ni vaata 40 milliliitrit, 200 milliliitrit vett peab olema. Pane nii palju vett. Ma olen pro, ära muret. Lahe. See on nii tore. No sellega olen nüüd ettevaatlik, et sama pluusi ei määri. Ja kalla nüüd rahulikult vaatama, ma ei tea ise ka, kui palju panna. Okei, no ikka natuke hoogsamalt. No, ma ei tea. Segame, ma arvan. Ja vaatame, kas tundub kõik. Ja natuke raske on. Ja ära siis triiki täis pane, need kerkivad veel. Aga no siuke 3/4 võiks täis olla seda vormikest. Oo, kui hea. See näeb nii hea välja. Kuna Eena on oma roosas faasis tagasi, siis ma pakkusin talle oma kampsunit. Ma ise ei käi sellega piisavalt. Ja siin me näeme järgmist minu komplekti. Meeldib või? Jaa, see on nii laus. Täitsa sobib ju. Ehk siis võtta endale. Mis järgmine? Toorjuust 157,5 grammi. 47. 110 veel. Ma arvan, et paneme tead 80. Paneme lihtsalt natuke vähem kui seal. Vahustav võidutoorjuust, see on meil tehtud, lisatuhk, suhkur ja vahukoor. Ja siis. Ja vahukoort on kui palju? 31,5. Nii. Paneme lihtsalt 30. Enne kui sellega läheb kalale, kuna see on hästi kerge suhkur ja hakkab kohe pilvena lendab õhku, kui sa selle siia sisse paned. Siis natukene sega selle väikse rusikaga, et oleks natuke sinna sisse segunenud juba, et siis ta ei lähe pilvega üles kohe. Ja ma ei taha, et see mulle täppu lendab. Jah, just. Nüüd tuleb kohe pikemalt teha, sest vahukoor peab vastu. Me siin oma muffini nimeks paneme. Kreemine kaolas. Noh, ma proovin. Või ja siis siit. Ma olen mitte kunagi varem pannud vist nagu nii siukest vaata. Ma arvan, et me saame kohe aru nagu kelle oma tuleb ilusam. No, aga harjutamine teeb meistriks. Ma ka alles hiljuti esimest korda elus proovisin. Oh my god, kui hästi sul tuleb see välja. Ma olen paar korda nüüd ikka harjutan ka. Ja kõik muffinid ise teinud, nii et harjutamist on palju olnud. No, ime hea ju. Kas see on kõige parem muffin, mis sul on? Jaa. See mustikas on ka siin väga hea.
nii, ma lõpetasin just oma selle koostöö Reelsi, ma tegin väikse õhtuse klipi ka, 12 tundi on see jumekas peal olnud, mõtlesin näitan teile ka lihtsalt, et tõesti on väga hästi püsinud igal pool, ma olen isegi oma nägu nühkinud siin, eriti nüüd õhtul, kui me Eenaga vaatasime filmi ja jah, väga ilus, väga värske ja hea katvusega. See roheline nende täppidega on tegelikult väga ilus, aga nagu iga kord, kui ma näen seda, siis mul tekib tunne, nagu need oleks vaata need lehed ja siis siin oleks need vaata õiem vee peal, mis nad vaata. No, ega seda võibki igaüks nii ette kujutada, nagu ise tahab, see võib olla kas puulehed või see võib olla kuidagi mingisugune hägune metsapilt. No nii, kohale jõudis minu Notino pakk, mida Eena asus agaralt avama. See on see, mida ma näitasin teile ka. Sellises pakendis. Mis need jäätised on? Oota, päärama. Naljakas jah, aga need ongi siuksed naljakad. Oota, võtan need näpud ära. Naljakad parfüümid, 15 eurot maksis. Selline on see matcha oma. Siuke on see mingi... Passion fruit mojito. Eks nad ole niisugused noorte lõhnad rohkem. See mulle meeldib küll. See on jah passionia küll. Siin tunned matšat või? Ei, see on nagu õune. Ma ei tea, mis ta lõhnab, aga no matšat ma ei tunne. No, see on niisugune noortekas, magus. Aga mulle meeldib see. Sa ei ole noor. Ei, ma olen vanaema. Sa oledki ju noor. Ma olen vanaema. Oi, kui magus. Ma ei tea, kas ma sükest ma armastan seda magusat. Vaadake, kui ilus see on. Ausalt öeldes seda ma vist küll praegu lahti ei teegi. Kas ma võin seda pakki endale millali? Ja, ma võin selle paki sulle jätta. No nii, Eena on koju saadetud. Ja ma pean tööd tegema. Nii kurb oli, ta ei tahtnud üldse minna, ega ma ka ei tahtnud, et ta läheks. Aga ma ütlesin, et kahjuks ma pean tööd tegema. Nii, et täna on kavas teha Final Touchid vlogile. Mul on see küll nagu põhimõtteliselt valmis, aga paar väikest asja seal. Siis ma peaks kokku panema selle Estee Lauderi koostöö, mille ma eile filmisin. Ja siis, mis mul siin listis veel oli? Pean postitama Kirstordil Reelsi ja vastama ühele meilile kindlasti. No nii, ma olen saanud oma tööasjad kõik tehtud ja on aeg teha õhtusööki. Täna tuleb siuke pigem lihtsamat sorti õhtusöök. Panen ahju, porgandid, kartulid ja siis teen kana pankoliivsajaga. Broileri rinnafilee sisatükid. Kõigepealt siia. Siis muna sisse. Siis panko.
tere hommikust, käes on reede ja ma lähen kohe trenni, ma ei taha üldse õue minna. Terve eelne päev oli mingi kohutav ilm ja ma ei käinudki väljas. Ja praegu kõik tundub lihtsalt nii märg. Eile ma ei vloginud, sest et ma tegin tööd ja avasin Bridgetoni. Need järgmised 4 episoodi tulid välja või noh, viimased 4. Ja ma binge-watchasin kõik need ära. Nii et jah, jätkan täna selle vlogiga. Ja ees ootab seljapäev. Ma pean üsna ruttu tegema, sest täna on päris palju asju ära teha. Trenn on tehtud ja nüüd ma lähen kodu poole. Ja plaanis on täna salvestada 2 podcast episoodi. No nii, ma panen valmis ennast. Ma otsustasin täna jälle Dysoniga selle blowout soengu teha. Ainus viis, kuidas mina üldse seda blowout soengut saan, ongi see, et ma kasutan seda lokiotsikut ja panen kohe klambritega kinni need rullid nii-öelda või nagu selle loki. Ja siis nii kaua need seisavad siin kinniselt, kui ma teen meiki. Ja siis sellistes heades kodustes tingimustes see soeng püsib mul kuni õhtuni. Aga kui ma õue lähen, siis ta on tunniga läinud. Ja kasutasin praegu ka seda Estee Lauderi jumekat ja saate aru, mul on nüüd see karp on juba ära visatud. Aga mina vaatasin, et seal karbis, siuke selles suhtes pigem suur karp nende 2 asja jaoks on ju 2 jumeka jaoks. Need 2 olid seal sees, mingi okei. Ma olin valmis seda karpi ära viskama ja siis ma nägin kellegi teise videot, vist Emily J videot, ka sellest Double Wear jumekast, kus ta ütles, et seal pakis oli ka concealer, kus ma nüüd selle, ja pumba otsik. Ja siis oli seal veel see sponge ka, selle ma panin ära. Ja ma olin nagu mingi, oh my god, ma oleks need asjad ära visanud. Need oli nagu teise kihina seal all. Igatahes ma kasutasin seda concealerit, ma kasutasin küll Tarte Shape Tape'iga koos, aga mulle tundus, et mulle meeldib see, ma pean teda iseseisvalt ka kasutama. Igatahes seda pumbaotsikut ma veel ei pannud külge, sest ma miksisin täna 2 erinevat tooni ja ainult 1 pump oli kaasas. Nii et jah. 1 episood on salvestatud ja teine tuleks mul nüüd ka salvestada, aga ma ei ole suutnud täpselt otsustada, mis teemal ma rääkida tahan. See on eriepisood ehk siis lihtsalt mina jäppimas ja ma veel mõtlen, mida ma räägin. Tere hommikust, käes on laupäev ja ma olen just ärganud. Ma magasin nüüd jälle selle bonnetiga, millest ma rääkisin Sri Lanka vlogis ka. See on siuke nagu siidist müts, mida magamise ajal kannad ja ma näen reaalselt erinevust, sest et kui ma ilma selleta magan, siis mu juuksed on mega kahused ja praegu need ei ole kahused, isegi me näeme mingit läiget siin. Ja see ei ole tavaline. Okei, jah, selles suhtes, et see eilne blowout soeng ei ole täielikult säilinud, aga isegi mingit volüümi siin peas on ja I'll take it. Nii et ma nüüd kavatsen selle bonnetiga magada. Ja mul ei ole see isegi päris siidist, kuigi võiks olla ideaalis, aga mul on mingi Shane'ist tellitud lihtsalt mingi satiinmaterjal ja juba see aitab. Nii et love it. Ja ma ei ole isegi hommikust söönud, aga ma mõtlen, et ma kohe vist ei taha süüa. Mul jäi seda pitsat alles, nii et ma söön seda hommikuks, aga ma tunnen, et ma kohe hetkel seda ei taha. Ja siis ma mõtlesingi, et ma käin poes ära. Lähen Lidlisse, kogun samme veits. Kui ei ole kott liiga raske, siis ma tulen jala tagasi ka koju. Jah, siis ma saan natuke värsket õhku, saan oma shoppingu tehtud. Ja siis ma tulen koju ja söön. Ja siis ma tahaks kunsti jälle teha. Sest et ma tunnen, et ma olen lõpule suht lähedal juba oma selle maaliga. Ja see on nii mõnus tegevus. Ja ma tunnen, et ma tahan seda täiega teha. Ja täna on ju vaba päev. Nii et jah, siis tahaks maalida. Ja siis mul on igasuguseid ideid, mida ma tahan TikToki jaoks teha täna, kuna ma lähen täna välja. Siis ma saan kohe siduda mitu ideed sellega. Nii et just kui ma teen tööd ka, aga ma seda osa nagu nii väga ei loe töö tegemiseks. Ma olen lihtsalt otsustanud, et ma ei loe. Nii et jah. Ja õhtul siis
no seda räägime hiljem, mis õhtul saab. Aga ma olen tõesti excited. Ma olen kodus tagasi ja see Lidlis käik oli väga tore. Nii palju põnevaid asju oli seal. Ma kahjuks kõiki siia teile ei jäädustanud, aga jälgime kindlasti ka Instagramis. Seal ma jagan ka vahepeal mingeid põnevaid leide. Aga teeme nüüd Lidli hauli. Siin mul on ka üht-teist põnevat. Kõigepealt mu lemmik basiilik. Siis, mida ma ei ole varem näinud seal, sellised rosmariinikrepsud. Ma lihtsalt ostsin need mingiks päevaks, kui mul on kas räige krepsuisu või kui keegi tuleb külla või ma lähen ise külla. Et ma neid kohe sööma ei hakka, aga rosmariinikrepsud muidu on mu kõige lemmikumad. Nii et ma loodan, et need on head. Siis väga põnev asi. Nagu kohukene passion fruit selle kattega. Seda ma saan kindlasti täna proovida. Siis ma võtsin crunchy müsli. Seda ma olen varem ka söönud, see on hea. Porgandit. Muna. Kana. Ma kavatsen, ma ei tea veel, kas mitte kindlasti täna, aga võib-olla homme teha oma seda lemmik kana ursot. Nii et siis ma ostsin neid asju, mida sinna läheb vaja. Siis toorjuust. Paprika maitseaine. Seda ma kasutan kõige rohkem. Siis ostsin kartuli maitseainet. Siis seal oli praegu Red Bull hinnaga 1,19, nii et ma võtsin kohe 2 tükki. Siis, mille üle ma olen väga elavil, passioni nektar. Siis ma ostsin fetajuustu, oma lemmikut cheddarjuustu ja siis kõvajuustu. Nagu näha on, ma olen suur juustu inimene. Siis ma ostsin punast sibulat. Sidruunit, väikse paki peiti. Mulle meeldib see väike pakk, sellepärast, et see ei lähe mul halvaks. Ma söön sealt kõik ära. Siis kikerherned, kanaorso jaoks päiksekõvatatud tomatid. Siis ma võtsin mingisugused premium kalapulgad. Siis ma nägin vaarikamoosi. Mõtlesin, et see mulle ka meeldib. Saan kreeka jogurtiga näiteks süüa. Siis kanaorso jaoks kookoskreem. Ma ise ei ostnudki nii palju huvitavaid asju, no paar tükki, aga ma nägin seal poest päris palju, aga mõtlesin, et ma ei tohi hulluks ka minna, et nagu küll ma jõuan veel neid ka ostma minna. Aga üks huvitav asi, mille ma ostsin, ma tahakski nüüd näha, mis kujul need on. On nagu selline, see peaks olema siis püree kujul, berry drink, vaarika ja ingveri, et nagu tervisele hea. Ja see ongi jah sellistes pakikestes, siin on nagu vedelik sees ja siis paned sooja vee sisse ja jood ära. Tundus nagu lihtsalt siuke tore soejook, mida õhtul juua ja tervisele ka hea, kuna ingver. Ja siis seal olid soodushinnaga mu kõige lemmikumad kiirnuudlid. Ma küll üritan mitte tihti kiirnuudleid süüa, aga mõnikord, kui mitte midagi ei viitsi teha või isegi mõnikord, kui ma käin väljas ja ma ei taha mäkki süüa, siis see ajab asja ära. Nii et ma igaks juhuks ostsin ühe paki. No võt, ja need olidki mu ostud. Nagu multinektari mahl, kuigi see on passioni omaga siuke hea hapukas. 10's a good number. Big thing. So yeah, and I can tell my body is getting more and more used to it. I'm like picking up on my running schedule because I'm getting closer and closer. Vaadake, kui mõnus roosa värv. Ma nüüd teen lõpuks need roosad täpid siia ära. Okei, progress on selline.
nagu me näeme, siis natukene on veel siin täita, aga mul sai see pasta otsa ja praegu siin on liiga palju märgaseid kohtasid, et edasi teha ka. Nii et üks kord jääb veel ja ma pean minema seda tekstuuripastat juurde ostma. Aga niimoodi see näeb minu arust täiega tekstuurne välja ja nagu külje pealt vaadates. Aga siis, kui see seisab mul nagu vastu seina, siis ta ei tundu üldse nii tekstuurne. Aga no ma loodan, et päevavalguses, kui see on mul seina peal, siis on ikkagi aru saada, et need ei ole lihtsalt mingisugused suvalised platsertused. Või noh, need on, aga nagu, et need on tekstuursed. Ma ei tea, ma vist pean heledat siia rohkem veel juurde lisama. Ma ei tea isegi, ma pean seda eemalt vaatama. Aga vahepeal tulid sellised kurvad uudised, et Anette ja Laura on haigeks jäänud. See väljaminek sellisel kujul jääb ära, aga kuna Anette ja Laura pakkusid, et lükkame edasi selle, aga Maaritile järgmine nädalavahetus ei sobi, nii et ma saan ikkagi Maaritiga täna kokku eraldi ja siis ilmselt järgmine nädal teeme Laura ja Anetega midagi. Natuke kurb, sest et ma plaanisin täiega nagu mingi üles lüüa ennast ja jah, aga nüüd ma tunnen, et ma ei hakka nagu nii palju effortit panema sinna, kui me Maaritiga kahekesi lähme. Maarit nagu nii ei viitsi ilmselt kuskile nagu kluppi või kuskile edasi ka minna, et me lähme lihtsalt Ärklisse. Ja teeme ilmselt paar kokteili. Tegin endale just jäämatšalata ja filmisin selle üles ka, et TikToki panna. Nii et ma hakkan seda nüüd monteerima ja panengi selle kohe üles ka. Ütleme nii, et make-up slays. Ma olen siin viimased, ma ei tea, 1,5 tundi filminud mingeid TikTokke ja siis tegin selle kohta, selle lõhna kohta Reelsi ja jah, ma ei ole veel täpselt otsustanud, mis selga läheb, aga ma arvan, et jääb see komplekt, mis mul praegu on. Ma panin TikToki ka nagu 3 erinevat varianti üles ja inimesed hääletavad. Praegu on sellel variandil kõige rohkem hääli. Ma näitan teile ka varsti seda kogu outfiti. Aga mul on jagamata teiega paar pakki. Ühe sain täna kätte. Ja üks on mul tegelikult juba mõnda aega olnud, kui ma käisin Maybellini kohtumises. Ma sain sealt paki kaasa ja tegelikult ma ei ole seda nagu lähemalt inspekteerinud. Aga mida ma tean, mis siin on, mida ma ei ole küll veel proovinud, on siidist pidžaama. Nagu päris siidist pidžaama. Vaadake, kui äge punane värv. Kui ilus ja kui mõnus. Nii äge, issand kui pehme ja mõnus. Ja ongi 100% silk. Ja siis siin on mingid minu lemmiktooted ka. No te tegelikult juba teate mu lemmiktooteid, sest et ma kasutan neid kogu aeg, aga no igapäevases kasutuses Superstay Skin Tint. Kuigi pean ütlema, et täna on mul peal Estee Lauderi Double Wear jumekas. Ma panin teda hästi õhukese kihi. Mulle väga meeldib see tulemus. Aga muidu ikkagi see Maybellini Skin Tint. Siis, mida ma ei ole nüüd mõnda aega kasutanud, aga see oli vahepeal mul täielik lemmik. See Vinylink huulepulk. Äkki ma võiks siia keskele isegi panna, ma ei tea. Siis muidugi Lifter Sticks kontuurimispulk. Reaalselt iga päev kogu aeg kasutan. Sädelev Sky High. Aga üldiselt ripsme dušidest on minu jaoks täielikult üle võtnud see body mascara. Nagu see on praegu mul peal. Ja ma kasutan seda iga päev. Ja siis siin on mingid lipglossi. See on mu kõige lemmikum puuder. Seda kasutan iga päev, nii et väga mõnus. Ja siis vaadake, kui nunnu helaroosa paki ma täna sain. Issand, see on tõesti see nii ilus helaroosa värv. Ja siin sees on, oh my god, ma räägin järjest siidist asjadest lihtsalt. Juhtus kuidagi praegu nii. Siin on kinkekomplekt, kus on siis selline siidist see, mis on silmamask või? Igatahes teate, miks mul seda vaja on. Kõige
ma ise arvan, et väga veidral põhjusel, ma ei tea, kas keegi maailmas kindlasti kasutab seda selleks ka, aga ma ei ole kuulnud, et keegi kasutaks seda sellel põhjusel, milleks mina seda hakkan kasutama. Nimelt ma millegipärast magan silmad veits lahti, nagu mitte full lahti, aga nagu siuke väikene ala on lahti ja seda oli ka väga selgelt näha sealt silmauuringust, et kust mul silm kõige kuivam on. Seal on nagu jäljed lausa näha ja ma arvan, et see ongi põhiliselt üks asi see, et ma ei pilguta alati nagu täielikult, et mul nagu käib siuke mingi poolpilgutus ja teine asi jah see, et ma magan niimoodi silmad pool lahti ja ma loodaksin, et kui ma panen selle nagu piisavalt tugevalt, aga mitte muidugi mingi liialt tugevalt ümber pea, siis äkki see hoiab mu silmad ka rohkem kinni magamise ajal. Ja see on siidist, see on nii mõnus, pehme, see on naha vastas hea ja ma olen väga excited, et seda proovida. Ma võtsin siukese tume halli värvi seal komplekti, siin on ka siis scrunchie ja siis issand, kui ilusti pakendatud. Ma juba hakkasin seda lahti tirima, aga ma tahtsin näidata. Okei, no saate aru. Niimoodi. Ma võtsin siis 2 siidist padjapüüri ka. Ma olen varasemalt ka kasutanud juba siidist padjapüüre. Ja tõesti, need on nii juuste vastas ülihead kui ka näonaha mõttes. Et see on nii siuke õrn ja pehme materjal, et seetõttu seda ka soovitatakse. Ma nii rikas ei ole, et ma saaks endale nagu tervet voodipesu komplekti lubada siidist, aga padjapüürid on väga hea algus juba. Nii et selline komplekt, see on Tarbekeskusest, tarbekeskus.ee, et nad müüvadki siis erinevaid siidist tooteid ja ka selliseid kinkekomplekte. Kui sa oled millegi sellise peale mõelnud, siis tasub vaadata ja mul on sooduskood ka. Tegelikult see ei ole nagu mingi koostöö otseselt, et ma lihtsalt ütlesin, et ma näitan stories. Aga kuna see pakk praegu tuli, siis ma mõtlesin, ma juba jagan teile ka. Ma panen selle sooduskoodi alla descriptionisse. Outfit on meil selline ja oli väike bluusi vahetus vahepeal, sellepärast et ma suutsin eelmisele valgele bluusile kuidagi meiki jääda. Igatahes muidu mõtlesin, et ma ei pane siia pintsakut, aga ma kardan, et mul võib külm hakata. Nii et ma ikkagi panen pintsaku ka. Ja let's go! Hello! Me oleme Maaritaga ärklisse jõudnud ja muidugi esimene jook on alati teada. No nii, käes on pühapäev ja mina suundun trenni, aga ma tõmbangi siin selle vlogi otsad kokku. Mul tuleb pigem siuke rahulik puhkepäev. Teen oma kana orsot, aga seda ma olen siin ka juba, ma arvan, mitmeid kordi näidanud. Nii et midagi põnevat mul täna ei toimu ja ma arvan, et siin vlogis on juba päris palju toredat materjali. Nii et aitäh, et vaatasid ja kuuleme näeme juba järgmises videos. Tšau!